Heebrealastele 2. peatükk. Jeesus on ustav ülempreester Jumala ees. Mina usun, et Jeesuse pääste sai alguse issanda enda kuulutusest. Jumal kinnitas seda tunnistust, kes seda kuulsid ja sellest hoolisid. Tunnustähtedega, imetegudega ning püha vaimu andidega. Mina usun, et püha vaim jagab ande oma tahtmise järgi. Heebrealastele 2.9 kirjutatud on. Ometi me näeme teda, Jeesust, kes oli tehtud pisut alamaks inglitest, nii et ta Jumala armu läbi kõigi eest maitseks surma. Nüüd pärjatuna kirkuse ja auga surma kannatamise pärast. Mina usun, et Jumalale, kelle päralt on kõik ja kelle läbi on kõik, oli kohane, et ta teeks kannatuste kaudu täiuslikuks nende pääste rajaja, Jeesuse Kristuse, kes viib ausse isa juurde palju lapsi. Mina usun, et nii hästi pühitseja kui pühitsetavad on kõik ühe isa lapsed. Heebrealastele 2.11-13. Ta ütleb, ma tahan kuulutada su nime oma vendadele. Koguduse keskel ma tahan laulda sulle kiitust. Ja taas, ma tahan loota tema peale. Ja taas, vaata, siin olen mina ja lapsed, keda Jumal on mulle andnud. Kirjutatud on Heebrealastele 2.14-15, et nüüd lapsed on liha ja vere osalised. Siis on ka Jeesus ise otse samal viisil liha ja vere omaks võtnud, et ta surma kaudu kõrvaldaks selle, kellel on võimus surma üle. See tähendab kuradi. Ja vabastaks need, kes surma kartes olid kogu eluaja orjapõlves. Mina usun, et Jeesus hoolitseb Abrahami soo eest. Mina usun, et Jeesus pidi saama kõiges vendade sarnaseks, et temast saaks halastav ja ustav ülempreester Jumala ees rahva pattude lepitamiseks. Mina usun, et seetõttu, et ta ise on kiusatuna kannatanud, võib ta aidata neid, keda kiusatakse. Heebrealastele 3. peatükk. Jeesus on julgustuse ja lootuse Jumal. Heebrealastele 3.1-3 kirjutatud on. Seepärast, pühad vennad, taevase kutsumise osalised, mõtelge meie usutunnistuse apostli ja ülempreestri Jeesuse peale, kes nagu ka Mooses tema kojas on olnud ustav oma ametisse seadjale, sest tema vääris suuremat au kui Mooses, nii nagu valmistajal on suurem au kui kojal. Mina usun, et igal kojal on oma valmistaja, aga kes kõik on valmistanud, see on Jumal. Mina usun, et me oleme Kristuse koda, tema eluase, kui me vaid peame kinni julgustusest ja lootusest, mille üle me ka kiitleme. Mina usun, et Jeesus Kristus on meie julgustuse Jumal ja meie lootuse Jumal. Kirjutatud on Heebrealastele 3.7-12. Seepärast on nõnda, nagu püha vaim ütleb, täna, kui te tema häält kuulete, ärge tehke oma südant kõvaks, nagu nurina ajal, kiusatuse päeval kõrbes, kus teie esiisad kiusasid mind proovile pannes. Kuigi nad olid minu tegusid näinud 40 aastat. Vaadake, vennad, kas ehk kellelgi teie seast ei ole kuri süda, mis uskmatuses ära taganeb elavast Jumalast. Mina usun, et me peame julgustama üksteist iga päev, nii kaua, kuni veel öeldakse täna, et keegi meist ei paaduks patu pettuse. Mina usun, et Kristuse hingamisse ei pääsenud Mooseses kõrberännaku ajal need, kes nurisesid, patustasid
ja olid sõnakuulmatud Jumalale. Heebrealastele 4. peatükk. Jumala sõna on teravam kui kaheterane mõõk. Heebrealastele 4.1 kirjutatud on: kartkem siis, kuni tõotus saada tema hingamisse on veel jõus, et kedagi teie seast ei leita maha jäänud olevat. Mina usun, et kuuldud sõnast ei olnud rahval siis kasu, kui see ei talletunud usu kaudu või usu läbi kuulajasse. Mina usun, et meie, kes usume tema sõnasse, saame tema hingamisse. Kirjutatud on Heebrealastele 4.9-10. Nii on siis Jumala rahva hingamisaeg alles ees, sest kes läheb tema hingamisse, see hingab ka ise oma tegudest, nii nagu Jumal oma tegudest. Mina usun, et Jumala sõna on elav ja tõhus ja vahedam kui ükski kaheterane mõõk ning tungib läbi, kuni ta eraldab hinge ja vaimu, liigesed ja üdi ning on südame ja kaalutluste hindaja. Mõtete hindaja. Mina usun, et ükski loodu ei ole tema ees nähtamatu, vaid kõik on alasti ja paljastatud tema silme ees, kellele meil tuleb aru anda. Kirjutatud on Heebrealastele 4.14, et meil nüüd on suur ülempreester Jeesus, Jumala poeg, kes on läbinud taevad, siis hoidkem kinni usust, mida me tunnistame. Mina usun, meil on selline ülempreester, kes suudab kaasa tunda meie nõrkustele, kes on ka ise kõigiti kiusatud, nii nagu meie, ja siiski ilma patuta. Kirjutatud on Heebrealastele 4.16. Läki siis julgusega armu au järje ette, et me halastust saaksime ja armu abiks leiaksime parajal ajal. Heebrealastele 5. peatükk. Jeesus sai igavese pääste toojaks. Kirjutatud on Heebrealastele 5.1-4. Iga ülempreester, kes võetakse inimeste hulgast, seatakse inimeste asemel läbi käima Jumalaga, et ta tooks ande ja ohvreid pattude eest. Ta suudab mõistvalt kohelda arutuid ja eksijaid, kuna ta isegi on nõrkusest piiratud ja selle nõrkuse tõttu peab ta niisamuti nagu rahvas nõnda ka iseenese eest ohverdama pattude pärast. Ja keegi ei võta enesele seda au ise, vaid Jumala kutsel nagu Aarongi. Mina usun, et Jumal austas oma poega sõnadega: sina oled mu poeg, täna ma sünnitasin sinu. Ja teises kohas: sina oled igavesti preester Melkitsedeki korra järgi. Heebrealastele 5.7-10 kirjutatud on: oma maise elupäevil ohverdas Jeesus palumisi ja anumisi, suure hüüdmise ja pisaratega, selle poole, kes teda võis päästa surmast, ja teda võeti kuulda tema allaheitlikkuse tõttu. Ja olles küll poeg, õppis ta kuulekust selle läbi, mida ta kannatas. Ja kui ta oli saanud täiuslikuks, sai ta igavese pääste toojaks kõigile, kes on talle kuulekad, kuna Jumal oli kuulutanud tema ülempreestriks Melkitsedeki korra järgi. Mina usun, et tahke toit on täisealiste jaoks, kelle meeled on kogemuste varal harjunud eristama head ja kurja.